Jumal rahu teile kõigi armsad sõbrad. Meil oli ka tore aeg eelmine nädalavahetus. Kui te oma pead olime siis Mirjamiga pastorite pallil Otepääl, kus tulid siis pidi 60 inimest kokku. Ja seal oli sellised, kus me saime suhelda üksteisega, kus me saime olla üksteisega. Ja meil oli siis privileeg ka olla õhtujuhid Mirjamiga, nii et kõik läks hästi. Piiskop andis ka tänukirja selle toreda õhtu juhtimise eest, nii et me usume, et see kõik tuli väga toredasti välja. Nii et oleme ka tänulikud teie palvete eest, nii et läheme siis Jumala sõnaga edasi. Minu tänane sõna on edu võti. Aga need samad küsimused, mis mul on olnud kogu aeg sees, see on üks täiend lugu jälle sellele. Kõik võib-olla olete näinud seda filmi või teatrietendust Buratino. Mäletate seda lugu, kus tegelikult seiklus käis kogu aeg ühe võtme pärast, ühe kuldvõtme pärast, mis avas ühe ukse. Ja see oli üks imeuks. Ja selline ilus multifilm või kuidas keegi näinud on, teda on küll mängufilmidena näidatud. Aga räägin siis täna ühest eduvõtmest. Nii. Aga ikka on need samad küsimused, mis mu sees tulevad ja korduvad üles, mind tõstavad nagu, mis või kes on sulle tähtis siin selles elus? Teine küsimus, mis või kes juhib meie elu? Ja kolmandaks siis, kellest või millest oleme sõltuvad? Siuksed küsimused ja tegelikult ma esitangi täna väga palju küsimusi sinu sisse. Ja neid küsimusi on hea kodus edasi mõelda. Mis või kes on sinu jaoks tähtis? Mis te arvate, kas meie lapsed on tähtsad? Ikka on tähtsad. Kas töö on meie jaoks tähtis? Ikka on tähtis. Kas raha on tähtis? Absoluutselt. Suhted on tähtsad. Ka usk on tähtis. Nii et mõned asjad, mis on siis tähtsad, kuigi ma panin usk viimaseks punktiks, aga tegelikult sellest algab muidugi kõik usk Jumalasse ja sealt hakkavad arenema asjad. Võib-olla puruks läinud suhted saavad lepitust. Võib-olla tülid lastega leiavad lahendust. Võib-olla kaotatud töö leiad uue töökoha. Vähene raha asendub, sest sulle Jumal ütleb, et otsib Jumalriiki ja siis kõike muud antakse sulle peale kauba. Aga mis või kes teeb meid edukaks? Ja mis on üldse edukus ja kas me üldse vajame olla edukad? Mõni ütleb, millest ta räägib, ma ei vaja midagi. Ma olen piisavalt rahul sellega, mis mul on. See on ka väga hea. Aga mida maailm mõistab edukuse all? Ja ma ei mõtle täna seda, mida maailm mõtleb. Maailm kindlasti mõtleb rahaliselt rikas, omades palju kinnisvara, tehes suuri võib-olla siukseid tehinguid, olles võib-olla poliitiline liider. Me täna vaatame võib-olla vallavanemat ja kui ta sõidab, oi, ta on rikas inimene. Kui siia kirikusse tuleks mingi Porsche või mingi luksusautoga ja välja astuks ilusas Baltmanni ülikonnas võib-olla Rolexi kellaga isik, mustad lakitud kingad jalas, see on rikas inimene. Maailm mõistabki niimoodi rikkust või edukust. Kui sa poliitiliselt läbi löönud kuskil, siis oled edukas. Kui sa oled midagi hästi teinud, siis oled edukas. Kui sul on peened asjad, siis oled edukas. Aga mul on täna siin ka 2 isikut. Ma kunagi olin Steve Jobsist ka teile ka rääkinud. Kahjuks see mees oli väga lahe kuju ja need lahedad jutud, mida ta andis enne surma. See mees sattus vähki, kõhunäärme vähk oli tal. Ta oli siis selle arvuti Apple looja. Ja tänase päevani tarkvarad ja kõik, mis ju maksavad sellele Apple'ile kogu aeg juurde ja juurde ja juurde. Enne kui ta lahkus siit elust, tema vara oli, nagu näete, $8,4 miljardit. Edukas ärimees, looja, rahakas, ta võis lubada kõike. Aga enne lõppu, kui ta hakkas väsima oma haigusest,
ta andis paar mõtet ja ta koges, et enam ei ole tema jaoks raha üldse tähtis. Tal on hoopis teised asjad, teised prioriteedid, mis on tähtsad. Või Freddie Mercury, kes on üks popstaar, Queen'i lauljaid ja teda ei tunne ainult minu põlvkond. Teda tunneb veel minust vanem põlvkond ja minust noorem põlvkond. Superstaar ja paljud laulavad tema laule. Olete kuulnud siukseid rütmilisi asju. Freddie Mercury, jah, ta suri 45-aastaselt. Olles biseksuaal, HIV-viirusesse nakatanu, tohutu populaarne, miljonid fännid tema ümber. 60 miljonit ta võis lubada 500 000 naelaga osta Inglismaal omal mingi korter. Ta oli maalikoguja, tal oli tohutult ka samuti vara. Aga enne surma ta ütleb, ma tunnen, et ma olen nii üksi. Edukas inimene, kes võis lubada kõike ja enne surma ta ütleb, ma tunnen ennast nõnda üksi. Steve Jobs, kelle vara oli selline, kuigi ta 8,4 miljardit, teate, ta ei olnud kõige rikkam inimene. Ta oli alles 43. maailmas. Ta kujutad ette, kui palju ikka inimestel võib vara olla. Aga korraga ta tundis, et elus on palju tähtsam kui see raha. Ja ma usun, et kui oleks võimaldatud veel kuidagi moodi kellegi poolt veel 30 aastat ja tervis, siis nad oleks loobunud kogu oma varast. See oleks tühine on nende jaoks. Seepärast, mis on siis edukus? Mis on tähtis või mis on edukus? Minu jaoks edukuse võtme annab suhe Jumalaga. See on number 1. Minu suhted Jumalaga. Põhilised on sellised iseloomujooned, tegelikult mis hakkavad arenema meie sees. Mirjam tegi väga toreda piiblitunni, meil meestekas ja naistekas oli koos ja ta räägis andeks andmisest, andestamisest, hoolivusest, sõbralikust, leplikust. Ja muidugi usklik, täis rõõmu. Kui need väärtused sinu sees arenevad, siis on üks edukuse võti. Meid teevad edukaks mitte raha, mitte peened ülikonnad, mitte ilusad autod, mitte kallid sõrmused. Kuigi mul ei ole nende vastu ka mitte midagi. Kui see kuidagi tuleb mulle, ma ei ole midagi, ma ei tõuka neid ära. Kui keegi ütleb, et kuule, ma tahaksin oma Ferrari või auto sulle anda, mul ei ole midagi selle vastu, aitäh. Ma siukest, kui mul oli kunagi omal ajal tahtsin ja palusin kitarri omale ja Inglismaalt üks annetas kitarrid, aga ta annetas 2 kitarri, et vali siis välja, kummast sa tahad. Siis ma palusin Jumal, ma ei tea, missugune see kõige parem kitarr oleks. Aga siis minu juurde toodi 2 kitarri, üks oli 12-keelne, teine oli 6-keelne. Loomulikult ma ostsin 12-keelse, kui võimalus oli. Kui juba antakse siuke võimalus, siis võtad ikka selle hea asja. Mõni võttis 12-keelse, ole leplikam, võta see 6-keelne. Rumalus kui võimalus. Tuli üks anekdoot ka meelde siia lihtsalt vahetuseks. Ma võib-olla olen rääkinud, kuidas sünnipäevapidu, me pidasime ka mamma sünnipäev on peetud ja 2 külalist hilinevad sinna sünnipäevapeole. Ja sünnipäevalaud on praktiliselt tühjaks söödud. Järel on jäänud ainult üks suurem pirukas ja üks väike pirukas. Ja see, kes esimene tuli, rapsas muidugi suure piruka ära kohe ja see, kes teisena nüüd tuli, vaatas, et selles võib suur pirukas, ütles, on ikka mats küll ikka. Üldse niisugust tead, kultuuri ei ole siin. Ahmib siin. Ja siis see suure piruka sööja küsib sellelt siis, aga missuguse piruka sina ise oleksid võtnud? Teine ütleb, ma oleks muidugi väiksema võtnud. No said ju siis selle. Mis sa siin nurisid, said ju selle. Jah. Aga kas me teame, kes me oleme? Mis on meie identiteet, meie olemus? Kas me teame, kuhu me oma eluga liigume? Või tiirutame niisama ringi siin elus? Ja kas me jõuame kuhugi?
mis on meie jaoks elu? Kas see on siis ainult maapealne ihus hingamine ja asjade toimetamine või on see midagi muud? Ja eelnevate kordadel ma olen siis joonistanud erinevaid jooniseid ja näitanud, kui tähtis on tegelikult see elu, mida me elame. Ja kui tähtis on see usk, mida me omame. Usk Jeesus Kristusesse, tema surmasse, tema ülestõusmise annab meile igavese elu. Igavese suhte Jeesus Kristuse ja Jumalaga, Isaga. Aga kui vaadata, mis aitab nagu lapse saada häid asju, ma mäletan, võib-olla ema ka mäletab, oli, ma ei tea, kas oli 15 kuskil, aga tollel ajal teksapüksid olid tohutult kallid. Ja teksapüksid tavaliselt maksid tollel perioodil kuskil inimese kuupalga. Õpetase vist 90 rubla palka ja teksapüksid olid 150 rubla. Ehitajad sai muidugi üle 200 rubla. Need olid nii kallid ja üks sõber kuskilt hangeldasid seal keegi ja näitas, et ta sai teksapüksid ja on valmis müüma kellelegi. Ja ma proovisin jalga, need olid täpselt parajad. Ja ma olin, muidugi mõtlesin, aga 150 rubla, see on raha. Ja aga püüdsin sihukest varjata, aga vanemad kogesid, et midagi mu nagu südames. Ja siis nüüd see räägi välja, mis su südames on ja ma rääkisin, et tead, ma sain proovida teksapükse. Ja tead, need sobisid mul täitsa nagu valatud ja mulle nad nii meeldisid. Kuidas ma tahaks nüüd, aga summa oli ka selline. Ja ema siis ütles, et kas nad leppisid ise kokku, aga ütles, et olgu, et kooli vahel tuled sa objektile appi tööd tegema, siis me ostame sulle need teksapüksid. Ja siis oli Hallistes oli üks objekt, ma käisin põrandaid lakkimas kooli vahel. Ja ma sain oma teksapüksid. Ma tegin midagi ja ma sain midagi väga head. Küll ma olin uhke nende teksapükste üle, ma olin üle linna vinskisin, kui ma käisin. Muidugi siis mood muutus ja alt läksid püksid kitsamaks, need alt laiad, siis ma ei tahtnud emale öelda, aga ma hakkasin ise rätsepaks ka. Ja siis ma ruttu küsisin kellegi käest, kuidas seda, ei teadnud, kuidas see õmblusmasinal niit taha käib seal ja kuidas see käib ja õppisin selgeks ja siis võtsin ema isa kodus ei olnud, siis ma võtsin ruttu teksapüksid ja keegi näitas, kuidas peaks tegema, õmblesin siit seestpoolt kokku. Ja kõik sai ära õpitud. Siis ma käisin juba moodsate teksapükstega ringi siin. Aga kui ma tahtsin midagi head asja teha, siis ma pidin ka midagi andma edasi. Tollel hetkel ma siis töötasin, aga mis aitab siis lapsel saada häid asju? Kui ta täitab vanemate korraldusi, on sõnakuulelik, siis vanemad tahaks ka midagi head teha talle. Ütleb, ema, tee pannkooke. No tee tuba korda, siis ma teen. Teeb toa korda, saab. Mina arvan, et halbu lapsi pole olemas, on ainult lihtsalt kangekaitsed lapsed vahed. Olete kangekaitsed lapsi ka näinud, tahan kommi ja siis viskab poes pikali maha ja röögib ja trampib jalgadega, et saaks oma kommi kätte. Võib-olla olete kõik sellist pilti näinud, kuidas laps seal röögib ja nutab, et tahab kommi. On ka tarku lapsi. Ma tean nüüd ühte lugu, kus 5-aastane poeg ütleb emale, et ema, kas sa mul täna kommi ostad? Ema ütles, kuule, eile said juba. No hea küll, siis ma kutsun sind bussis vanaemaks. Proovi siis hakkama saada selle vanaemaga. Olga siukseid lapsi. Esitatakse ultimaatumid, manipuleeritakse, tehakse igasuguseid asju. Käski meeldi kellegile, aga lõpuks ta toob kasu, kui me täidame seda. Aga tänapäeva võrdluses me esitame ju samuti Jumalale ultimaatumid. Kui sa mõtled iseenda peale. Ma mõtlen iseenda peale ka. Maailm on juba teda ju kujutanud juba vanaisana. Halli habemega seal taevas kuskil. Ta ei kujuta teda isana, ta kujutab teda vanaisana seal. Ja kes kõigele igal poole ei jõua. Ja võib-olla ka Kristus, kui ma seda ei näe, siis ma ei usu. Kui ma seda katsuda ei saa, siis ma ei usu. Kui sa Jumal seda ei tee, siis ma ei tea. Ja tihti on ka võib-olla vaim meie südamesse või meie mõtetesse andnud ühe mõtte, aga siis hakkame vabandama, ega me nii pühad ka ei ole. Ja püüame ajaga nagu võib-olla see ununeb. Tihti ka kurat istub teise õla peale ja hirmutab meid, miks me ei peaks seda tegema. Ja enne tegemist me oleme ära hirmutatud juba, et seda teha. Iisrael kui kõrbes oli ja Mooses viis neid tõotatud maale
siis juhtus ka see pilt, et Iisrael pani vastu Jumala reeglitele. Nad olid juba tõotatud maa lähedal ja saadetakse siis 10 maakuulajat välja või 12 maakuulajat välja, kes vaataksid, milline see maa on. Tulevad tagasi oma sõnumitega ja 10 neist hakkavad rääkima, kus see oli hea maa, aga seal on hiiglased, seal on suured müürid, lukustatud väravad. Nad võidavad meid ära, kui me läheme sinna. Nad tapavad meid ära. Ainult Kaalep ja Joosep. Kaalep ütleb, see paras pala meile. Lähme, Jumal käib meie ees. Ometi Iisrael nägi Jumalat praktiliselt tulesambas, pilves. Nad nägid, kuidas meri läks kaheks, nad nägid kõike seda, ka nende süda jäi kõvaks. Kui Jumal andis korralduse, nende süda jäi kõvaks, nad olid sõna kuulmatud Jumalale. Ja selle tagajärg oli, nad kõik hukkusid kõrbes, kes ei uskunud. 20 aastat üle selle mehed hukkusid kõik kõrbes. Ränk saatus. 10 halva uudise eest tuli väga ränk pauk selle teatud põlvkonnale, meestele. Mis mul siin... Aga nüüd see hoolivus ja millest ma rääkisin, andestamine ja kõik, ega see päris, ta on siin sees olemas igas inimeses. Aga kuidagi ta ei tule esile. See kuidagi kurat püüab seda summutada ja mässida ja teha igasugust asju nende asjadega. Ja kuidagi see Jumal nagu tundub, et on nii kaugel meie jaoks. Aga kui me hoiame Jumalast kinni, siis hakkavad need arenema meie sees. Andestamine, tekib hoolivus inimeste vastu, tekib tahe aidata, tekib tahe julgustada. Me naerame üksteisele ja võtame kipsmailinguga kõik ju vastu siin, kallistame, kõik on ilus. Aga iseenesest ta ei tule. Mina usun, et Jumal on selle meie sisse pannud. Ja inimesed tihti ka kardavad võib-olla maailmas ka ja ütleme, kui Jumal kõnetab meile suuremaid asju, siis me hakkame, ei tea, kas ikka päris õige on ja mäletan kunagi üks aeg, kui ma ei hakka sellest rääkima, aga kui Jumal ütles, tee pangarve tühjaks ja osta need asjad, siis tekib kohe mõte, aga millest ma edasi elan. Tekivad ka hirmud, oma hirmud, aga kui sa sellest läbi lähed, siis sa näed Jumala au. Sa tegid midagi Jumala jaoks, tehes andes nagu kõik ja nähes, mida Jumal teeb sinule. Ja see on imeline. Aga mäletan, kunagi oli üks vanglakong ja see vanglakong oli väga huvitav, sest see luks ei käinud lukus. Aga nii kui vangid püüdsid seda ust lahti teha, pimedas koridoris hakkas kohe lõvi möögama. Ja nad tomasid ukse kinni jälle. Aga lõpuks tuli välja, et seal ei olnudki lõvi. Vaid see vangla uks oli lüliti, nii kui ta ukse lahti tegid, lülitasid makki käima see pimedas koridoris, kus lõvi hakkas möörgama. Ja lihtsalt see lõvi mõnikord möörgab. Aga me ei pea kartma tema häält. Kui me usaldame Jumalat ja läheme koos Jumalaga, teate, imed sünnivad meie elus. Ja nagu ma ütlesin, ma olin tegelikult rõõmus. Ja see rõõmus tulebki meis esile. See sära tuleb, nagu mida Tiia ütles, sära tulebki meist esile. Kui sa näed Jumala au oma elus. Võtame ühe kirjakoha ka täna. Mattiuse 21. peatükk ja 28. salmist ma loen teile. Aga mis teie arvate? Inimesel oli 2 poega ja ta astus esimese juurde öeldes, poeg, mine täna tööle Viinamäele. Kui too kostis ei taha, ent hiljem ta kahetses ja läks. Siis astus isa teise juurde öeldes seda sama, et too vastas, küll ma lähen isand, kuid ei läinud. Kumb neist tegi isa tahtmist? Nad ütlesid esimene. Jeesus ütles teile, tõesti ma ütlen teile, tölnerid ja hoorad saavad enne teid Jumala riiki, sest kui Johannes tuli teie juurde õiguse teed näitama, siis te ei uskunud teda. Kuid tölnerid ja hoorad uskusid. Teie nägite seda ja ometi ei kahetsenud hiljemgi, et ta uskus. Siin oli lugu, kus fariseerid, kes olid siis suured kirjatargad, tulid Jeesuse juurde ja Jeesus andis neile tähendamissõna. Ja need inimesed tegid oma südame kõvaks ja ei uskunud Jeesusesse, ei uskunud Risti ja Johannesesse.
aga olid inimesed, kes ei olnud nagu lugupeetud, kes olid vaesemad, viletsamad, aga nemad uskusid. Ja saavad ka tõelise palga Jumala käest. Nii et tõelise edukuse saladus seisneb sellest, kas sa täidad isa tahet või ei. See ei ole ainult Jumala kuulmine, see on ka Jumala sõna täitmine. Kuulmine ja täitmine, see räägibki sõna kuulelikkusest. Ma kuulen sõna ja ka täidan seda. See on sõna kuulelikkus. Nii ja sõna kuulelikkus algab muidugi meele parandusest. Ja mis on meile parandus, Rooma 12 ütleb, uuendada ka oma meeli ja otsida seda, mis on Jumalal hea, meelepärane ja täiuslik. Me otsime oma juba mõtetes, oma hinges, oma vaimus, oma ihus seda, mis on meelepärane Jumalale. Ja kui Jumal hakkab kõnetama meist, siis me oleme julged ka väljastuma sellega. Ja ärge arvake, et minuga pole Jumal rääkinud. Jumal räägib iga inimesega. Mina usun, et Jumal räägib iga inimesega. Kui ta ei ole sul otse rääkinud, siis võta piibel kätte ja loe, mis Jumala sõna räägib sulle. Ja mõtle seda, mida sa loed, kuidas see puudutab minu elu. Aga Jumalal on iga asja peale ka vastus. Ja 3 meest, Abraham, Joosep ja Mooses. Kas keegi võib öelda, mis oli Abrahami edukuse võti? Või edu, mis tõi talle edu? Jumala kuulekus, täpselt. Jumal ütles sõna ja mida ta tegi? Ta tegi seda, mis Jumal ütles. Jumal ütles, mine oma isa kohast välja. Miks ma välja pean minema? Siin ka hea olla. Ja ta läheb mitte heasse maale, ta läheb sinna, kus on kõrb. Ta ei saanudki seal elada selle maal, mida Jumal näitas, selle maal on sulle. Aga olid ka väga rasked asjad, mida Jumal pani tema südamesse. Ohverda oma poeg, tule ohvriks. Ja Abraham oli valmis seda tegema. Kuigi Jumal olid teised plaanid ja Abraham uskus ka sellesse, et Jumal võib ka tema poja surnust üles äratada. Aga kui Jumal ütleb midagi, siis ta oli valmis tegema. See tundub väga meeletu, aga see meeletus tõi talle õnnistuse. Tänase päeval nii islamistid kui ka kristlased kutsuvad Abrahami oma usuisaks. Muhamedlased täpselt samamoodi ütlevad tema meie usuisa. Nii et Abrahami edu võtid oli sõna kuulelik sõnale. Järgmine Joosep, ma räägin sellest Jaakobi lemmiklapsest Joosepist, kelle vennad müüsid ära Egiptusesse, kes siis vangistati seal Egiptuses vale süüdistuste pärast. Istus vanglas kaua aega, aga mis selle mehe edu võti võis olla? Mis te arvate? Keegi oskaks midagi öelda, mis seal oli Jaakobi või selle Joosepi edu võti siin elus? Ustavus, jah. Aga mõelge nüüd niimoodi siis, kui Joosep sai nüüd valitsejaks, Vaaro teiseks isikuks seal Egiptuses, mida ta tegi Potifari ja tema naisega, kes vale süüdistusega ta vanglasse saatis? Piibel räägi sellest, mitte midagi teinud. Tema sees oli andeks andev süda. Mida ta tegi oma vendadega? Kiusas küll, aga ei tapnud ju kedagi. Tal oli andeks andev süda ka nende jaoks. Andestamine, kui tähtis on andestamine siin elus? Andestada vendadele, andestada Potifarile, andestada selle Potifari naisele, andestada ka selle joogi kallal, kelle unenäo ta seletas, kes ütles, et räägi Vaarois, aga kes unustas kauaks ajaks. Räägitakse, 2 aastat oli veel. Joosep ootas oma aega. Aga Joosep ei viskanud rusikad nurka ja ütles, nüüd on kõik elu läbi. Sest sõna räägib, ta oli teistsugune mees. Ta ei olnud see, kes hakkas kohe, loomulikult tehti ülekohut Joosepile. 1. Moosese 39.2 ütleb, aga issand oli Joosepiga ja tema oli mees, kellel kõik asjad korda läksid. Selles olukorras, kus ta oli, see ei olnud siis, kui ta oli juba Vaaro. Ta oli seal
Potifari kojas orjana, ta oli ju jõukast perest, aga venna müüsid ta orjaks. Ja orjanad, Jumala sõna ütleb, aga Joosep oli mees, kellel kõik asjad korda läksid. Esimese Moosese 39:23 ütleb, aga issand oli Joosepiga ja pööras tema poole oma helduse ning tegi, et ta sai vangihoone ülema soosikuks. Ta oli isa soosik, siis oli Potifari tegelikult soosik, kuni selle ajani, kui see süüdistus tuli, siis ta pandi vanglasse ja ta oli vangla ülema soosik juba. Sest nad nägid, et selle mees on teistsugune vaim. Ta ei käinud niisuguse haletsusega ringi, ei alanud, jah, vanglasega see hea ei olnud tal, aga ta uskus Jumalasse, et Jumal on tema üks hea aeg. Ja ta selle nimel elas. Ja Moosese torele lõpp, see edukuse, ütleme see finaal oli siis esimese Moosese 41 peatükk ja 39. salmist. Ja Vaaro ütles Joosepile, et Jumal on sulle kõike seda andnud, siis ei ole keegi nii mõistlik ja tark kui sina. Sina pead olema mu koja üle ja kogu mu rahvas suudelgu sind suu peale. Ainult aujärje poolest tahame olla sinust suurem. Ja Vaaro ütles Joosepile, vaata, ma olen pannud su kogu Egiptuse maa üle. Ja Vaaro võttis sõrmest pitsersõrmuse ning pani Joosepi sõrme ja ta pani temale kallid linased riided selga ja riputas kuldkee kaela. Ja ta laskis teda sõita oma teises tõllas, mis tal oli, ja hüüda tema ees põlvili. Ja ta pani tema kogu Egiptus üle. Milline imeline lahendus mehele. Vangiurkast peaministriks. Kogu elu oli lahendatud. Aga ta pidi minema enne kuskilt läbi. Jumal sulatas teda sulatusahjus. Ja ta nägi, et Joosep ei andnud, tal ei olnud probleem see sulatusahjus olla. Nii et Joosep üks edulugu või eduvõti oli siis andestamine. Ja selles andestuses ta tegi tarku otsuseid, lahendas asju, ta nägi unenägusi, seletas neid lahti. Ja põnevad asjad toimusid tema elus, nii et vägev mees. Aga Mooses, mida me Moosese kohta võime öelda, mis tema eduvõti oli? Kui üks oli sõna kuulmine, teine oli andestamine, siis kolmas, mis võiks veel olla Moosesest? Ta uskus, need käivad ka kõigi nende meeste kohta, aga ma lihtsalt aitan, mis Mooses, mis Jumal andis talle seal mäe peal üleval? 10 käsku. Mooses pidas Jumala käsku, mis Jumal andis välja. Tänasel päeval sõna ütleb, et Jumala käsud on meie südamesse kirjutatud püha vaimu kaudu. Et enam ei olegi tegelikult see sõnas see käsk, vaid see sõna käsk on meie sees. Ja kõige suurem käsk, mida Jeesus andis, armastuse käsk. Ta ütleb, kui te saate, siis armastage. Kui ta meeldib, siis armastage. Ta ütleb väga rängalt, armastage oma vaenlasi, palvetage nende pärast. Ja siin on Moosese loost tuleb väga huvitavalt välja. 3. Moosese 8. peatükk ja 4. salm ütleb, Mooses tegi nõnda, nagu issand teda oli käskinud. Ja see väga tihti kordub. Mooses tegi nõnda, nagu issand teda oli käskinud. Ja seal edasi 16. peatükk ja 34. salm ütleb, ja Aaron tegi nõnda, nagu issand ja Mooses oli käsu andnud. Nii et see käsk läks nagu allapoole veel, läks ka Aaroni peale. Sest Aaron tegi ka nii, nagu Mooses ja Jumal oli käskinud. Ja siis ta räägib teise Moosese 32-28 ja Leevi pojad tegid, nagu Mooses käskis. Leevi poeg oli juba rohkem, see oli üks suguharu, Leevi suguharu. Seal oli juba 30-40 000 inimest. Aga nad tegid täpselt nõnda, nagu Mooses oli käskinud. Ja 4. Moosese 1. peatükk 54. salm ja Iisraeli lapsed tegid, nad tegid just nõnda, nagu issand oli Moosest käskinud. Terve rahvas tegi nõnda, nagu issand oli Moosest käskinud. Ühe mehe eduloost saab õnnistatud üks terve rahvas, üle 1 miljoni inimese. Täna sinu ja minu eduloost võib saada õnnistatud terve Eesti.
kui me teeme seda, mida issand käseb. Milline privileeg, armsad sõbrad. Me võime täna superstaarid olla. Raha pole üldse küsimus Jumalale. Raha meie jaoks küsimus, Jumala jaoks pole see küsimus. Kas Joosepil oli raha küsimus, kui ta oli seal peaminister? Mitte midagi on enam probleemi. Tegid kõigiti nõnda, nagu issand oli käskinud. Kui juht teeb seda, mida issand käsib ning see toob edu, siis meil kõigil on võimalik sellest osa saada. Mul on täna suur eesõigus ja privileeg järgida oma mentor Märt Vähid, piiskop Märt Vähid. Mul on eesõigus järgida meie kiriku juhti, piiskop Alur Õumpud. Meil oli just siin kolmapäeval juhatuse koosolek. Ja mul on nii rõõm näha, et need mehed on usuvennad ja ma tahaksin järgida nende usku, mis nende sees on. Nad säravad seal. Nad ei tule halinaga, nad säravad. Nende ideed on nii suured, et ma mõtlen, oot. Ja see mõistus, see lihalik mõistus hakkab tihti piirama seda, millega need vennad ees lähevad. Aga mul on privileeg ja õigus sellest osa saada. Ka Paulus ütleb tegelikult ju, vennad, võtke mind eeskujuks ja jälgige neid, kes elavad nõnda, nagu meie teile eeskujuks oleme. Ta kutsub juhte järgima. Paulus ütleb, järgige nii, nagu mina järgin Kristust. Ja muidugi selle eduloo vastand on tegelikult sõna kuulmatus ja ütleme südame kõvaks muutmine. Me teame, et kui Mooses tuli rahvaga Egiptusest välja, siis Vaaro süda läks kõvaks. Iga ime kaudu, mis tuli, jälle läks kõvaks. Ja lõpuks muidugi tappis esmasündinud, jälle läks kõvaks, et taga ajada. Ja lõpuks hävitas kogu selle sõjaväe ka Jumal ära. Rahva süda läks kõvaks. Ja samuti läks ka Iisraeli süda kõvaks, nad ei kuuletunud Jumalale. Ja see tõi neile surma kõrbes. Ma arvan, kõrbes ei ole hea surra. Võib-olla siin on parem surra. Kõrbes on seal kuumus, palavus, seal on skorpionid, seal on igasugused maod, seal madude kätte surid paljud ära. See on hirmus surm seal. Ja kui Paulus oli Efesuses Jumala sõna kuulutamas, siis oli tal jüngreid. Ja ta õpetas jüngreid, rääkis Jumalast, rääkis Jeesusest. Aga seal olid ka mõned inimesed, kes olid oma südame kõvaks teinud. Ja sõna ütleb, et nad ei võtnud sõna vastu, vaid alvustasid usuteed kogukonna silmis. Need alvustajad on ka meie kogukonnas, kes alvustavad usuteed käijaid kogukonna silmis. Ja mida siis Paulus tegi? Ta eemaldus nende juurest ja eraldas ka jüngrid ning pidas iga päev arutlusi Tyrannose koolis, mis kestis 2 aastat. Jah, kes toob sükseid kes laimab, ära tee välja. Sa ei pea temaga suhtlema, kui ta laimab. Need on niisugused hullud ja kui ta peab, mis ma teha saan. Aga minu tähelepanu ei ole nende laimajatel. Minu tähelepanu on issandas Jeesus Kristuses. Kust tuleb rahu, kust tuleb rõõm, kust tuleb andeks andmine, kust tuleb hoolivus. Ja ma tahan sellega edasi liikuda. Sest ma tean, kuhu ma lähen. Minu loomus on olla taevas, sest issanda vaim on selle minu sisse pannud. Südame kõvaks muutmine on mitte uskuma Jumalasse, vaid uskuma iseendasse või millegisse või kellegisse muusse. Tänapäeval inimesed, kui sa kõnetad, siis nad räägivad ainult loodusest. Loodus on tore ja vaata, ma saan seal energiat jõudu. Loomulikult. Aga sa kummardad siis seda loodust või loojat. See on väga tähtis, mida me kummardame. Kummardame päikest ja tähti või kummardame Jumalat. Kummardame ingleid või kummardame Jumalat. See on väga tähtis. Meie tuleviku jaoks. Ja ma hakkan kohe maha tegema. Muidugi inimestel meeldib, kui kevad tärkab ja kõik hakkab ärkama nagu loodus ärkab ja kuidas need kasepungad ja need lähevad ükskaks toledad, ilusad rohelised värvid tekivad ja kõik see on väga ilus. Esimese värske kasevihaga saunas vihelda, võib-olla see lõhn, mis tuleb sealt, väga ilus.
aga mina kummardan oma loojat. See kõik võib olla, mis Jumal on loonud meie ümber, see on ilus, aga mina kummardan oma loojat. Ma ei kummarda loodut, vaid loojat. Nii et füüsilises hingelises maailmas, kus me tänapäeval elame, kus on sõjad, haigused, surmad ja see võib ka kõiki meid tabada ootamatult, aga siin on olemas üks eduvõti, mida järgida. Ja siin on valik, kas me hoiame oma südant kõvana või siis keskendume Jeesus Kristusele. Nii et tähtis on olla sõnakuulelik, keskendu siis Jumala tahtmisele. Uuri, mis on tema tahtmine sinu elu jaoks. See pea alati olema, pastor ütleb, mis on Jumala tahe minu elu jaoks. Uuri ise seda. Meil on Jumala sõna antud. Jumala sõna on nagu hingepeegel, kus sisse saab vaadata. Hebra 4.12 ütleb, et ta on meie kaalutluste hindaja. Ta on terav, kaheterane mõõk, mis tungib meist läbi ja meie mõtete kaalutluste hindaja. Uuri Jumala sõna ja kaaluta ennast läbi. Jumala sõna saab kõnetada ka sinu sisse. Sest Jumal tahab kõnetada iga inimesega. See on fakt. Nii et uuri, mis on Jumala tahtmine sinu elus. Ja kui sa kasutad tema tahet ja teed selle järele, sinu elu ootab imeline osa sellel maapealses osas. Nii, aga ma lähen veel julgustusega teiega veel edasi. Ma olen usus ka kirjutanud mõned mõtted piiskopile ja meil oli juhatuse koosolek. Ja ma tahaksin täna sind veel ühe asjaga julgustada. Jumala sõna saite kätte, nüüd ma annan veel julgustuse takka teile. Ja ma räägin täna ka sellest paar sõna. See ei ole nüüd meie kirik, see on liiga suur, see meie kirik jaoks. Ma arvan, meid oleks pool abjad seda siis. Kuskil meil ei ole kruntigi, see on siis 25 meetrit korda 50 meetrit. Ja ma loen piiskopi kirja kogudustele, mis tuleb ka varsti ametlikuks. Meie ees on oluline ja pika mõjuga otsus soetada suvepäevade ja suuremate kogunemiste tarvis PVC hall mõõtudega 25 korda 50 meetrit. See ei ole lihtsalt telköeks hooajaks, vaid investeering, mis teenib meid aastakümneid. Tegu on tugeva kuumsingitud teraskarkass halliga, mille räästa kõrgus on 3 meetrit. Hall on kaetud, armeeritud 900 grammi ma ei tea ruutmeetri kohta, mida see räägib, aga igal juhul tean seda, et teraskarkassil on 10 aastat garantii ja selle kattel on 7-aastane garantii. Hind koos paigalduse, transpordi mõõtmistööde ja paigaldussüsteemidega on 122 000 pluss käibemaks. Sissemaks, aga kuna see firma oli väga tänulik, et niisugune nagu mõte tuli meie poolt, siis nad ütlesid, me võime teile, et teavad, et tegemist on kirikuga, ja ütles, et me võime teha niimoodi, et 45 000 oleks sissemaksuks ja 2 aastat saate ilma intressita veel maksta seda ülejäänud osa. Piiskop nüüd Märt tegi arvutused jälle. Ta ütles, Eesti kristlikus Nelipüü kirikus on üle 1500 liikme. Kui iga üks liikmest annetaks 30 eurot, siis oleks see sissemaksu raha olemas. Ja kui iga liige annetaks 2 eurot kuus, 2 aastat, siis oleks kogu hall meie. Mina tahan armsad sõbrad julgustada ka sellega, ma tean, igal ühel on raskused. Ja ütlen ausalt, ka mina olen teinud annetus, ma olen usus teinud ja ka juba 4 aastat teinud 1000 eurot iga aasta Lootuse külale. Pluss veel, et ma olen partnerlepingus nendega, aga siin kutsub piiskop ühtset peret toetama seda ja meie, kes eelmine aasta käisime selles laagris, sinna tavaliselt renditakse telke, pannakse püsti ja viiakse ära ja see küllaltki kulukas jälle. Aga nüüd jääb üks hall paigale ja seda siis sinna mahub üle 1000 inimese sisse. Eelmine aasta meil oli pigi 600 inimest. Ja piiskop Märt Vähi nagu mõte on, et kui suvelaagrisse, kui meie vanemad ei saa minna, aga nooremad lähevad. Meie uus põlvkond hakkab käima seal. Ja mitte see ei ole ainult EKNK-le, tulevikus ma arvan, usun, et kõik baptistid, metodistid, kes saavad, see on ainult Tallinnast 40 kilomeetrit rongiga ja 200 meetrit rongijaamast. See plats, kus me oleme.
ja me teame, enamus rahvas on muidugi Tallinnas. Ja selle suhtes piiskop Märt arvab, et see on üks tuleviku, üks ärkamise, üks selliseid kohti, kus noored, lapsed, vanad, kõik saavad kokku ja tema eesmärk on ka suvelaager mitte teha tasuliseks. Aga see ei tähenda, et ta on tasuta, see on vabatahtlik annetus, saab teha inimesed. Ja üks asi, kui sina sooviksid nüüd seda toetada, ma ütlen, et minu juurde tuli üks mustlane küsis, et ma ei taha sult 17 eurot, ma tahan ainult 7 eurot. ma ei räägi 100, aga kui on võimalik, armsad sõbrad, ma ei taha kellegi nagu, et see oleks üle jõu kuidagi käib. Aga kui sul on võimalik anda, siis kui sa tahad sulas rahas anda, siis too Mirjami kätte, kes meie raamatupidaja või Lea kätte, kes meie kassapidaja ja oleks siis, kui sa annad 30 eurot, siis kirjuta peale suvepäevad 2026. Selline märgusõna tuleb ka internetis varsti üles ja niisugune üleskutse tuleb kogu Eesti Kristliku Nelipühi kirikule. Ja mina usun, et meie paneme 10 päeva, me oleme selle seesrindlus, ma ei taha olla küll Kaja Kallas, kes kuidagi püüab seda Eestit väänata siin Euroopa kontekstis, aga mina usun, et me saame olla eeskujuks kirikutele, kogudustele ja me teeme selle asja ära. Kui sa nüüd järgmine kord tahad teha annetusi, siis on sul võimalik see annetus kaasa võtta, julgustada meie tulevast põlvkond, see on meie tulevikuks. Kuigi me saame, ma ei tea, mina olen nüüd 60, võib-olla 10 aastat jõuab veel käia seal kuskil, aga ühel aastal olen ka väsinud. Ja julgustan uusi põlvkondasi minema. Siin juba Merka võtab siin bussi ja võtab 100 noort pea kaasa ja lähevad noortekad tegema sinna ja tegelikult see suvelaager ongi niimoodi, et noored jäävad edasi. Kui meie suvelaager lõpeb, siis noored jäävad veel edasi. Aga siukene asi oleks praegu tohutu ja sinna ei ole ainult see asi, sinna on piiskop Märt müüs eelmine aasta ühe kodu maha Pärnu linnast ja pani kogu oma raha sinna suvelaagrisse. Et sinna, kui inimene, kellel on usk, ta ütles, ma olen varsti 80, mida ma teen selle rahaga? Või nende asjadega, mis mul on? Tal on kõik olemas juba ja siis ta ütles, ma saan midagi teha selle jaoks. Kuigi ta oleks võinud seda raha omale omada ja minna kas Kanadasse oma lapsi vaatama või Saksamaale. Aga ta pani selle kogu raha suvelaagrisse. Siin on ehitatud juba teed, siin on elektrivõrgustik, siin on see vesi toodud, seal on 40 kämpingu võimalust, et tulla oma kämpinguga ja jääda sinna. Ja seda platsi uuendaks, seal on juba väike pisike järveke kaevatud, kus käis juba eelmine aasta ristimine. Ristisime selle järve ka Vähijärveks. Aga need sündmused hakkavad tugevasti arenema ja üks asi, mida saab väike maakogudus teha, kui me panustame 30 euroga. Siuke üleskutse, armsad sõbrad. Et igaüks teab oma, ma ei tahaks sunniviisiliselt, ma ei tahaks kedagi, aga üks asi, kuula ka Jumalat. Ja tee pani mind ka natuke venitama juhatuses. Ma tean, mõned ei tahtnud kuulda seda, võib-olla on ka siuksed isikuid. Aga see pani mind venitama, uskudes, me saame sellega hakkama. Ja piiskopi aluri mõtted ja mida ta tõi, see oli nii ülesehitav. Ja see lihtsalt kinnitas. Kui me tahame midagi astuda välja, kui me tahame midagi saada, siis tuleb anda. Kui me tahame oma kirikut, siis tuleb midagi anda. Andmise kaudu me suurendame oma sissetulekut. See on Jumala sõna. Tihti me mõtleme, kui me saame, ainult saame, aga kui me rohkem anname, rohkem saame. Kõik teame ju, paned sa kotikartud maha, saad 3-5 kotti tagasi, paned sa 10 kotti maha, saad juba rohkem tagasi. Külve lõikus issand on meie külve lõikus issand. Nii et armsad sõbra, väike üleskutse teile siis. Nii et kuula, mõtle, mis on Jumala tahe meie elu jaoks. Aga mitte ainult see andmine ei ole Jumala tahe, vaid see, et sa hoiad Jumalast kinni. See, et sa mõtled, mis on Jumala tahe minu eluks. Kuidas mina saan anda ja olla Jumalale kasuks. Igal ühel on oma võimalus anda või teha midagi Jumala riigi jaoks. Aidata oma naabrit või naeratada kellelegi, see kõik meie võimuses. Nii et mina olen selle üleskutse edastanud ja kes tahab rohkem anda, saab rohkem anda. Kes tahab 122 000 kohe ära maksta, võib ka seda teha. Ja, aga igal juhul
ja ma julgustasin ka piiskapi, ütlesin, et me oleme valmis oma väikse maakogudusega edasi minema sellega. Me oleme valmis panustama. Ma ütlesin seda usus teie eest ja kui keegi ei pane, siis panen ise. Teie eest. Vot siuksed mõtted, aga armsad sõbrad, suur tänu kuulamast ja usun, et Jumal kinnitab sõna, mida meil nad ka ütlesin, rääkisin teile, et see Jumal kinnitab seda sinu sees Jeesuse Kristuse nime läbi. Nii, aamen. Anname siis koosoleku juhataja.